siis peale, et paluks siia meie juurde esimese saatekülalise, kelleks on Indrek Tarand. Nii, Indrek, sul on paks raamat kaasas. Ostsin, jah. Aga ütlen ausalt, et liiga keeruline minu jaoks, vaata ise majandusest räägivad. Ma vist jätan lugemata. Sa tunned seda Ungari elu kindlasti paremini Brüsselist vaadates kui mina. Kas mu selline eripära väljatoomine Eesti ja Ungari vahel oli asjakohane või panin rappa? Ei, minu meelest oli see väga täpne, et tõesti Viktor Orban on lihast ja luust isik, kes nooremast peast oli liberaal ja vanemast peast keeras sassi seoses liiga täiusliku võimu juurde saamisega. Ja tema tõesti juhib ja vastutab seal selle asja eest, mis Ungaris toimub. Aga alustaks natuke kaugemalt sellest Ungarist, et Eestis Reformierakond on olnud sisuliselt võimul nüüd 15 aastat ja kui ma õigesti aru saan, siis neil on plaan teist sama palju veel olla, juhul kui valijad seda lubavad. Ma arvan, et ei luba. Et ühe erakonna eesmärki ongi tegelikult võimul olla ja seal võimul olles oma poliitikat teostada. Mis selles siis nii väga halba on, et kui mõni erakond on kas või 40 aastat võimul? Põhiliselt see halb osi ongi see, et võimul on niisugune imelik omadus seal olijat rikkuda, mitte ainult rikastada. Ja seetõttu ongi demokraatias leiutatud see värk, et võimul olijaid vahetatakse kodanike poolt. Nii et minu poolest võib neil plaane olla missuguseid tahes, tõepoolest liiga kaua on see erakond võimu juures olnud, tulemused on meile küllaltki hästi teada. Ma arvan, et nende eelolevate valimiste kõige olulisem asi ongi, et kodanikud vabaneksid Reformierakonna võimust. Ma arvan, see on veel olulisem, kui omal ajal oli vabaneda Karl Vainust. Ma olen selles sügavalt veendunud. Et siis nad saavad jalga puhata ja üldse, kui ma tohin, siis minu jaoks on Reformierakonna võimul oleku suhtes siiski väga mitu küsimärki. Ja ma ei ole võimeline täie kindlusega ütlema, et meie Eesti Vabariigi valitsus on legitiimne. Sest selle teostav organisatsioon ei ole aastakümnete jooksul kordagi andnud vastuseid, kust tuleb nende finants, kes maksis erhooldusele, Adonen ei mäleta. Kui teadmata päritolu raha eest on saadud võimule ja seda teostatud, kas see on legitiimne? See on põhiseadus, ei tea. Sisedemokraatiaga oli ka mingi jama, ma ei teagi, kas need valimised olid ausad. Selle kohta on vist olemas kohtuotsus, mis ütleb, et nad siiski olid. See oli mingi Reformierakonna aukohtu otsus kindlasti. Aukohtusse see vist ei jõudnud. No igatahes need küsimused on ja kahtlemata on teoreetiline võimalus, et kui võimu oleks teostanud mõni teine Eesti erakond, oleks me ikka samasuguse tulemuse juures. Seda ei saa praktikas nagu kontrollida, aga ma arvan, et tegelikult on teatud tüüpi inimesed, kes millegipärast on koondunud Reformierakonda. Nad on tegelikult vastutavad selle eest, et kui läheb tõeks prognoos, et 5 aastaga lahkub meie tööturult 44 000 inimest järgmise 5 aastaga, siis need eeldused ja seemned on nende külvatud. Nii et jah, keskpärane lugu. Võime arvata, et võib-olla need 44 000 või mis sa ütlesid, ei ole just tingimata Reformierakonna valijad, kes lahkuvad tööturult ja võib-olla ka üldse Eesti turult, aga millega ikkagi seda fenomeni seletada, et Reformierakond on nüüdseks 20 aastat vana ja pool sellest Reformierakonna elueast laias laastus oli see erakond suhteliselt väike, valimistel sai seal 3. koha tavaliselt ja oma suuruselt oli 5. kohal Eestis. Ja järsku aastal 2007 toimus selline põhjalik murrang, kus siis Reformierakond võitis valimised, jättis tavalise valimiste võitja Keskerakonna selja taha ja sellest ajast peale on siis nüüd juba 3. valimistel sa küll ütled, et ei tule seda, aga mina ütlen seda see on sinu isiklik arvamus, aga põhimõtteliselt on nagu teine pool on ikkagi
olnud suhteliselt kindel valitseja. Et miks see nii on või? Jah. No siin on ju pikad pärisorjuslikud põhjused, et kolmandik eestlastest ilmselt ei ole aru saanud, et tegelikult me oleme vabad kodanikud ja seetõttu armastavad olla parteilised toiduahela otsas. Ja kõige paremini ongi parteilised toiduahelad välja arendanud Keskerakond ja Reformierakond. Ja kui sa õigesti märkisid, et kui see asutati, see erakond, siis esimees Kallas, seal oli Mereste, seal oli Valve Kirsipuu, seal oli Jaak Jõerüüt, seal oli igasuda isiksusi, mõtlevaid olendeid. Ja kui me nüüd mõtleme, siis mis meil on seal? Nagu see Kääbiku jada oli seal, Kili, Fili, Pihvur, Pohvur, Pombur, Arto Aas, come on. Et ei ole lihtsalt seda vaimset võimekust enam, aga see on sinna kokku roninud sellepärast, et meister Kalev Lillo teab, eks ole, kuidas kotid liiguvad, kes toob, kui palju. Ja pärisorjadele tegelikult meeldib, kui mõisahärra annab natuke münti ka ja kui oled tubli. Ma arvan, et selles osas, aga pärisorjust ei tohiks siiski rohkem kui kolmandikus elanikkonnas säilinud olla. Jah, mulle tundub, et selle Eesti rahva ajaloo tumedamate hetkedega päris seda kõike nagu selgitada ei saa. Et Kalle kirjeldas seda Reformierakonna ajalugu päris hästi, et ta on sellest pika raamatu kirjutanud ja soovitan kõigil lugeda. Et tegelikult ma arvan, et ikkagi see probleem on selles samas, millest Indrek siin alustas, et kui olla väga pikalt võimu juures, siis ükskõik kui tugeval inimesel või tugeval iseloomul hakkab tekkima pisitasa selline veendumus iseenda eksimatusest. Et kõik see, mis on hästi tehtud, see on tehtud hästi ja see on tehtud tänu sellele, et ise ollakse väga tark. Aga kõik see, mis on halvasti, see on opositsiooni, halva ilma ja veel 5 erineva vastiku välise teguri salasepitsus. Et selles mõttes võib-olla Reformierakonna õnnetus ongi see, et nad on olnud liiga kaua seal võimu juures, et kui nad nüüd järgmise 4 aasta jooksul näiteks ei oleks, et ilmselt kõige suurem teene oleks selles just nimelt selle samal erakonnale. Ma arvan, et siin asjakohane on kindlasti praegusel, tänasel päeval kindlasti rääkida siin konkreetselt Reformierakonnast, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et Eestis on loodud süsteem, mis igal juhul tekitaks samasuguse toidulahela täpselt samasugusel kombel ükskõik mis erakonna puhul, ka Indrek Tarandi erakonna puhul. Et see tee, kuidas me seome võimu ja raha, see viis, et mida rohkem on sul raha, seda rohkem on sul võimu ja mida rohkem on sul võimu, seda rohkem sa riigikassast raha saad. See paratamatult orienteerib su mõtte ju kogu aeg sellele, kuidas seda raha rohkem saada ja kuidas seda võimu rohkem saada. Et kui sa peadki keskenduma ainult sellele, et siis sul ei jäägi muuks aega ja see toiduahel toidab ennast ise ja ma arvan, et ükskõik millise erakonna me sinna etteotsa põhimõtteliselt paneksime, saaksime samasuguse tulemuse ja sama raske oleks teda sealt ära kangutada. Põhimõtteliselt on see kirjeldus väga mulle meelepärane ja ma usun, et see nii ongi, aga kuna meil täna on siiski ohtlike ideede see festival, et siis on just Isamaa ja Res Publica Liidu korraldatud üritusel tarvis tegeleda ka sügava sisekaemusega. Ja selle süsteemi tegid, eks ole, noored mehed, kes olid kunagi Res Publicas ja kes ütlesid õigesti, et parteid on ettevõtjate rahastamisel siis mingite vastavate ettevõtjate käpiknukud, mistõttu me avame riigikassast rahalaekad. See tuleb ära lõpetada. Tuleb kriminaliseerida erakondade finantseerimine kellegi teise poolt kui tema liikmed. Nad ei saa ettevõtjate käest raha ja nad ei saa riigieelarvest raha. Ja nad koguvad liikmemaksu. Praegu erakonnad keskmiselt koguvad, rohelised koguvad kõige rohkem liikmemaksu, umbes 4% liikmetest maksab maksu. Teistel suurematel erakondadel on see 1% juures. Kui inimene tahab olla erakonnas ja osaleda poliitika tegemises, siis ta võtab selleks ka liikmemaksu kaudu väikse majandusliku commitmendi. Kui Reformierakonnal näiteks on väidetavalt 13 000 liiget, iga üks maksaks 1 euro kuus,
poleks ka ju paha, saaks seda lillot võib-olla isegi nagu pidada, et kui ta nii kallis mees on. Aga et põhimõtteliselt, kui me kujutame ette näiteks teisi kodanikuühendusi, olgu nemad siis spordiseltsid, korteriühistud või mis iganes, kui näiteks korteriühistu esimees tuleks üldkoosoleku, ütleks, et kuulge, et me tõstame nüüd liikmemaksu 10-kordseks, sest mul tuli niisugune hea mõte, et ma panen oma pildi Pärnu maantee otsa, trükin ja hoian seda 2 nädalat seal. Liikmed vilistaks ta välja ja valiks ta maha, eks ju. Ja seda kaudu liikmemaksu kaudu timmitakse nagu liikmete osalust, aga ka ühtlasi juhtkonna vastutust. No, mina arvan, et see asi tuleks ära lõpetada ja ma arvan, et IRL võiks võtta selle oma programmi. Kui ma ütleksin, kui palju ma oma tenniseklubile liikmemaksu maksan, siis ma arvan, et ma saaksin terve parteikongressi hääled selle raha eest, aga mis ma tahtsin ütelda on see, et kui sa nii teed, siis ma arvan, et tekib igasse erakonda üks inimene, kes maksab väga palju ja ostab selle erakonna lihtsalt ära, sest erakond on nii vaene. Et päris seda teed, ma arvan, et ei kannata minna, aga ka enne 2003. või 2004. aastat, mida sa siin meenutasid, kui tõesti Res Publica juhtimisel, aga Reformierakonna valitsuses olles, tõsteti oluliselt riigieelarvest rahastamist erakondadel. Ka enne seda tegelikult ju riik rahastas erakondi, aga mitte sellisel olulisel määral. Et võib-olla peaks ainult sellest, kui seda natukene vähendada. Et ma käisin hiljaaegu kohtumas Mart Laariga, kas ta on IRL-i auliige või auesimees, kes oli väga selle idee poolt, et vähendada erakondade rahastamist riigieelarvest. Ja tema oli nagu põhiliselt 2 mõtet selles osas. Üks oli panna erakonna kulutustele lagi, siis on neil lihtsam vähendada enda tulusid, kui ei pea nii palju kulutama, et ninast veri väljas. Ja seejärel vähendada siis kas 20% või 30% võrra hakatuseks erakonna rahastamist riigieelarvest. Jah, aga tuleme korraks nüüd selle Ungari näite juurde tagasi, et ma arvan, et ma võlgnen ka mingi väikse selgituse, miks mul see Ungari võrdluskokk pähe tuleb. Et selle otsene nii-öelda ajend on 2013. aasta novembris, kui ühel hetkel helistas mulle üks tuttav ajakirjanik, ütles, et kas sa oled kuulnud, täiesti rabav uudis, homsest saab Sirbi peatoimetajaks Kaur Kender. See on jabur nali, et kuidas see saab võimalik olla, et niimoodi ei saa esiteks üldse peatoimetajat määrata, et homme lihtsalt lambist keegi määratakse. Aga ometi osutus see tõeks, täiesti 100%. Ja kõige häirivam selle asja juures oli see, et kui ajakirjandus seda uuris ja need inimesed ise, kes selle protsessiga seotud olid, pidid käima selgitamas, kuidas sellise ametisse määramiseni jõuti, siis selgus, et selle otsuse tegid omavahel 2 Reformierakonna mõjukat liiget, kellest üks tõsi küll, Rain Rosimannus ei kandnud erakonnas mingit vastutust. Teine oli Kristen Michal, kes tollal väga vabalt võib olla, oli pelgalt samuti Riigikogu liige. Ja need 2 inimest otsustasid omavahel, et oleks mõistlik, et kui ühel hetkel asuks ühte väikese tiraažilist ja riigi poolt rahastatavat ajalehte juhtima üks inimene, kes, ma ütlen, et suure tõenäosusega oli neid mitmel erineval moel varem aidanud ja nad ilmselt tundsid mingit tänuvõlga. Et siis meenus mulle üks teine jutuajamine paar aastat varem, kui ma rääkisin ühe tuttava Ungari ajakirjanikuga, kes kirjeldas mulle seda, kuidas Ungari uudisteagentuurile MTI pandi uus peatoimetaja. See toimus täpselt samamoodi. Aga siis ma tundsin, et kurat, et mina küll niisuguses riigis elada ei taha. Ja sealt peale ma olen tegelikult ikkagi praktiliselt iga nädal, iga kuu näinud Eesti ühiskonnas märke, mis pigem on sarnased Ungarile kui sellisele Eestile, kus ma tahaksin elada, ja väga piinlikul ja väga vastikul moel on enamus neid märke seotud ühe võimu- ja valitsusparteiga, selle sama Reformierakonna. Mina arvan, et selliseid määramisi on Eestis palju rohkem, kui me teame. Lihtsalt Kender on väga värvikas isiksus ja Sirp oli oma mitmete konkurssidega ja peatoimetaja valimistega parajasti sellise tähelepanu all, et ka see sündmus sai sellise tähelepanu. Et kuna tegemist on ikkagi
valdavalt helistamistega, siis ei saa midagi tõendada ega kuskil kellelegi näpuga näidata, aga põhimõtteliselt, kui me vaatame hoolikamalt ringis, me kindlasti näeme selliseid väga kummalisi ametisse nimetamisi, mis... Ei no mida, me räägime Rahvusringhäälingust, siin on veel kummalisem, siin on hullem kui Karl Vaino ajal. Ma saan aru, et teie kumbki ei ole enam Rahvusringhäälingu eetris, aga reformierakondlasest saatejuhid võivad olla. Mulle arusaamatu. Kuidas nii saab olla? Miks ühed on reeglitest väljas? Aga tulgeme selle sama Ungari näitel tagasi, et need samad paar Ungari tuttavad, kes mul olid, ütlesid, et tegelikult, nii nagu Kalle siin nagu viitas, ei ole küsimus ainult mitte ajakirjanikes või ajakirjandusjuhtides või mingite oluliste riiklike asutuste või institutsioonide juhtides, vaid praktiliselt iga vähegi olulisem ametipost määratakse erakonna või partei mingisuguse maatriksi alusel, et on olemas mingi tabel, kus siis vaadatakse, et kes on see inimene, kes on selle olulisel ametipostil, kas ta on meile lojaalne, kas ta on meile vastaline, kas ta on neutraalne ja millal saabub see hetk, on ta võimalik sealt ametipostilt lojaalse inimese vastu välja vahetada. See on reaalne elu ühes Euroopa Liidu riigis aastal 2015. Ja kusjuures väga kurb on see, et see siire on väga sügaval ühiskonnas ja ühiskond ei tahagi tervikuna sellest vabaneda, mulle tundub, kuna mäletatavasti Kristiina Ojuland, kui ta visati välja Reformierakonnast, lubas rääkida, kuidas toiduahel tegelikult toimib. Lubas küll, ei andnud, aga ei rääkinud. Järelikult on tal ka välja visatuna kasulikum vaikida, mis tegelikult toimub, sest nii suur osa ühiskonnast on sellega järelikult seotud. Kui ta oleks sellest rääkinud, ma arvan, tal oleks isegi šanssi Riigikokku saada. Aga nüüd muidugi mitte. Üks asi on konkreetsed inimesed, kes on ametisse pandud, aga teine asi on ka need inimesed, kes ei ole pandud selle erakonna poolt ametisse, kuivõrd nad sõltuvad nendest inimestest, kes on pandud ametisse. Et kui siin Sirbist juba jutuks läks ja laua taga on inimene, kelle perekonnanimi on Tarand, siis võib rääkida ka Sirbi eelmisest peatoimetajast enne kohusetäitjat. Oli siuke mees. Ja selle mehe kohta liikusid vähemalt seal Sirbi toimetuse poolel sellised jutud, et talle oli korduvalt öeldud, et nii kaua, kui sina oled peatoimetaja, Sirp raha juurde ei saa ja Sirbi eelarve jääb selliseks, nagu ta on. Ja kui me mäletame, siis Kenderi tulles kasvas Sirbi eelarve 40% võrra ja on õnneks selliseks ka jäänud, seda ei ole ära võetud, nii et Sirbil läks väga hästi mingis mõttes. Aga ka sellised mõjutusvahendid on riigil olemas ja neid kasutatakse minu teada väga julmalt ja kohati ka efektiivselt. Ma arvan, omavalitsuste suhtes käib täpselt niimoodi, et korralik väike valla tegija on peremees, kellel on kaaselanike kodanike usaldus. Tema juurde saabub aeg-ajalt keskkomiteest isik, Kalev. Nimetame teda Lilloks. Nimetame Kaleviks. Lillo tuleb, ütleb, aga teil siin tee jääbki auklikuks, kui ei tule nii. Ja kujuta ette, et ma panen ennast nüüd Sirbi peatoimetaja olukorda, kellele öeldakse, et nii kaua, kui sa käitud niivsi, see leht raha juurde ei saa. Su ajakirjanikud ei saa palka, sa ei saa avaldada seda teist. Ja siis sa mõtled, et on mul vaja seda kommentaari ikka kirjutada sinna Sirpi. Ei no sa hakkad juba selle mõtlema, et minu pärast teiste elu ei terve saa... kultuuri ajakirjandus kärbub minu mingi sapise kommentaari pärast. Et ma parem jätan ta kirjutada. Head kommentaarid oli see. Olid küll, jah. Ma pean tunnistama, et see oli Sirbi üks parimaid osi. Aga mis on selle asjades iseloomulik, on jälle see, et tegelikult võiks arvata, et kui tegemist on mingi erakonnaga, kes taotleb võimu, ta taotleb seda võimu nagu poliitilist liini mööda ja see selline käsuahel või see mingi sõltuvusahel jookseb nagu poliitilist liini mööda. Aga see ei ole üldse nii, et kui me kas või tänases Eestis ringi vaatame, siis seda sõltuvusvõrgustikku üritatakse tekitada sellisena, et kõik hõlmab spordist, kultuurini ja ma ei tea, meditsiinist, ma ei oska öelda, rahanduseni. Et see, teine näide, mis on tegelikult hästi tuntud, on ju näide Eesti Olümpiakomiteest, mis on tegelikult nüüd tänasel kujul ikkagi minu meelest ühe rahvusliku olümpiakomitee karikatuur selle kõige sellisel vastikumal kujul. Et me ju kõik teame, miks on Neinar Seli olümpiakomitee esimees, kuidas ta on tegelikult olümpiakomitee esimehe koha endal ostnud riigi raha lubades, kuidas ta siis selle olümpiakomitee esimehe kohaga omakorda üritab osta endale paremat mainet ja kuidas ta on valmis kas või kohtus käima
selle nimel, et seda olümpiakomitee esimehe kohta ei peaks kaotama. Et ja kuidas siis tegelikult kogu see nagu tegelikult olümpiakomitee tegevuse eesmärk ehk siis Eesti sport, olete kuulnud midagi Eesti suusatajatest viimasel ajal? Kui olete siis, et nad on 60. kohal kuskil. Et see kogu see tegevuse tegelik eesmärk see ju kidub ja kärbib ja sellele ei ole kellelgi aega. Ja, aga see on ka nagu osalt sportlaste enda viga, et nad ei vali enda seast. See on küsimus jälle rahas. Tuleb inimene, kes ütleb, et ma toon teile raha. Ei, sa juba mitmendat korda ütled, et rahvas on vale. Rahvas on õige, ma arvan. Ei, no vaat, kui sportlased valiksid sportlasi enda toimetusi juhatama, siis suure tõenäosusega oleks neil parem elu. Kui nad lakkamatult arvavad, et sport on nii imepärane inimtegevuse vorm, millele kõik teist peavad hirmsasti peale maksma. Ja selleks, kas te teate mõnda spordialaliitu, mida ei juhiks endine poliitik või praegune poliitik? Ma tean spordist üldse väga vähem. Kross ainukesena astus välja judoliidu juhatusest pärast seda, kui ta läks parematele jahimaadele, aga ülejäänud on ju kõik poliitikud juhivad neid. Minu meelest kas Keskerakonna juht on iluuisutamise president. Ta on iluuisutaja ka vist. No just, et selles mõttes see on valesti organiseeritud süsteem. Ja sellisena annabki parteilist katust pakkuda, kuna sportlased ise arvavad, et nii peab olema. Kui nad tõstaks mässu ja valiks endale normaalsed spordiinimestest juhid, siis võib-olla oleks neil vähem raha, aga elu oleks neil ilusam. Aga kas meil ei ole niisugust asja, et ma peaks nüüd sinna minema ja laskma mõne teisesi? Toome ühe näite veel, meil aega on kõvasti. Toome ühe näite veel, väga õige märkus iseenesest. Et toome näite siit samast Rahvusringhäälingu majast, kus me istume. See oli ka umbes aasta tagasi, kui Rahvusringhäälingul, see oli peaaegu täpselt aasta tagasi, oli suur mure oma eelarvega. Meil on tegelikult iga aasta suur mure oma eelarvega, sellepärast, et see eelarve on sisuliselt sama, mis ta oli 2007. aastal. Ehk siis 7 aastat on ta sama olnud, aga seejuures juurde on tekkinud kõikvõimalikke uusi programme ja uusi nõudmisi ühiskonna poolt. Ja neil oli mingi planeerimisviga, mille detailidesse ärme hakka täpsemalt minema, mis oli ka seotud spordiga ja ühe pallimänguga. Ja terve juhatus nägi vaeva selleks, et saada eelarvest täiendavat raha. Ja kõik tegelikult olid nõus, et see raha peaks andma. Ei olnud minu meelest väga kedagi, kes ütleks, et raha ei pea andma, peale vist ühe ministeeriumi kantsleri. Ja lõpuks läks asi ikkagi niimoodi, et juhatuse liikmetele seda raha lubadust ei antud, kuigi nad käisid, ma kujutan ette, vägagi alandlikult palumas. Ja see raha eraldus tuli sõna otseses mõttes ja ilma igasuguse liialduseta peaministri auto tagaistmelt telefoni kõnes ühele Rahvusringhäälingu tollasele toimetajale. Et kui see ei ole Ungari, siis mis on Ungari, ma küsin selle peale? No Ungari on ikka Ungari. Aga me oleme väga lähedalt sugulased kuulu järgi. Okei, aitäh, Indrek!